tere hommikust! Tere hommikust! Tere hommikust! Tere hommikust vlog! Meie sõidame Kadriorust Viimsisse, et panna käed külge enda voodi ja köögiehitusele. Aga sellega on siis nii, et see nädal on esimene nädal, kus me oleme võtnud endale eesmärgiks siis teha kõik, mis meie võimuses teha nii palju valmis kui vähegi võimalik. Ehk siis mitte keskenduda ainult ühele konteinerile, vaid päriselt teha tööd, sest reaalselt paistab juba lõpp ja saab juba äkki varsti ka puhata. Sest tööd ei olegi ju tehtud siiamaani. Ei, selles mõttes, et saaks nagu need asjad nagu tehtud, et ei ole mõtet, kui me ehitame kööki ühes ja nagu kööki ja voodit ühes samas kohas, siis ei ole mõtet seda nagu tükitada, et tasub teha kõik, mis teha võimalik. Nii et lähme vaatame, mida ägedat meil on seal ette juba tehtud ja millega me saame ise abiks olla. No ma arvan, et ma olen õige värava taga. Vanametalli kokkuostja. Ei. Mis asja on küll õige? Miks on? Need on normaalne trepp. Oma lihtsalt, oma kätte. Oi, kui äge, mine pekki. Vot siukest hoonet tahaks endale. Jah, siukest on vaja. Täiega, siukeste masinatega. Mis on? Meie köök või? See on see, ei ole. Oota, mis on? See on see Voodisahtel või? Mis tuleb välja. See nii palju. Või sa ei taha. No meie põhiline küss oli see, et ka Seera mahub siia magama, aga kuna tegemist on suhteliselt lühikese poisiga siiski, siis õnneks... Ma sain 178 magada. Õnneks ma... Ei, see oli 180. Ei olnud? Seinast seina oli 180. Ei, madrats on 178 oli bussis. Päriselt või? Jesus. Aga ta magas diagonaalis, nii et... Siis on ruumi nii palju. Läheb siia sisse. No. Ma jäin täpselt, lihtsalt läks... Jaa, see küll läheb siia ette. Saekaatri mees on minna paari 5 õlukest. Ma olin 10, kui ma esimest korda seda nalja kuulsin. Eero, mis teed? Ma teen meile voodit. Täpsemalt. Üksi jah. Abilised nowhere in sight. Lasin! Põhjus, miks meie kööki otsast lõpuni ise valmis ei tee, ka voodit ja nii edasi, ega suuri lõikeid on sellepärast, et siin on vaja niisugust massinat. Seda massinat me ei mõista ja sellele meil ei ole ligipääsu. Ja seda teevad professionaalsed puiduvennad.
Jeesus. Ja siis on toores tööjõud. Nice! Rosett Kanto mama! Mitu plaati kokku läheb? 2,5. 2,5 plaadiga peaks tegema ära kogu meie köögi pluss esikukapi. See siin on kantimismasin, sellega me hakkame tegema lõigatud saepuruseid ääri ilusaks valgeks ääreks, mis jääb siis paika. Need on siis meie köögi uksed, millel tuleb välja, et on need perfektsed siis, kuidas ma ütlen, sangade eest. Ehk siis see on alati olnud see köök või see kapiuks, mida me ei ole kunagi endale raatsinud kuskile koju osta. Ja nüüd me näeme, kuidas neid tehakse, mis on eriti äge. No nii, meil on siin materjalid nüüd valmis lõigatud, voodile vähemalt, ja köögile ka materjalid lõigatud, kanditud, midagi freesitud, üks kapp on juba kokku pandud ja nii edasi. Ja täna on kõigest pühapäeva pärastlõuna, nii et me oleme ükskord siin saate jooksul mitte graafikus, vaid graafikust ees. No vaatame, vara veel hõigatasin. Hõisatasin enne õhtut. Ühesõnaga, minu tänase päeva siis avastus on see, et tegemist on ettevõttega, kuhu mina tahaksin täitsa tööle tulla. Aga koristame siis ruttu käppelt ära ja siis sõidame koju, sellepärast, et minu väikevennal on täna 2 kuu sünnipäev ja me lähme tähistama. Nii et näeme juba seal. Šuu! Pool 10, me alustasime täna 10:30 või? 11 tundi. Alustasime varem. Ühesõnaga, meil on voodi kinda paigas ja siis täna on juba pühapäev ja meil on pool ülesandest täidetud, mis on päris awesome. Nii et tore on olla ükskord graafikust ees. Thanks to these guys. These guys. These guys. Oh, and that guy too. That guy lõikas endale liiste, nii tubli oled. Yes. Aga hea tööd. Ühesõnaga. Tšau. Jõudnud. Olen siis tagasi platsile jõudnud ja siin, mida see oli pühapäeva õhtul, kui me need voodi siia paika panime, siis üks asi, mis mul tegemata jäi, oli need välja tõmmatavad sahtlid. Et need ettevalmistused on mul siin tehtud. Vedelevad siin. Asjad on valmis pandud. Ja ei ole muud kui timelapse ja
sahtlid kokku vorpida. Nii, esimene sahtel tehtud. Ja nüüd on vaja teine valmis saada. Nii et sama tegevus ja kohe on valmis. Nii, nüüd on siis sahtlid valmis, lähme vaatame voodit. Enne kui me sahtlid saame külge lükata, siis peab panema veel need risti kõik siia, kruvidega kinni, põsed kappide külgedesse ja siia keskele, et midagi siit minema ei sõidaks. Ja siis veel vahetalaks siin 2 pikka, need siin. Need tuleb veel panna keskelt üle, niimoodi siis siia, et siis neid plaate veel toetada veel paremini. Midagi läbi ei vajuks, kui Aleksander siin voodi peal hüppama hakkab. Ja siis edasi, ma ei teagi, mis ma veel pean tegema. Tänane projekt on vist see. Said küll väga ilusad sahtlid. Üks asi, millega ma ei arvestan, on see, et need on päris rasked, kuna nad on tehtud korralikust 18 millisest kasevineerist. Aga see-eest, mis mulle meeldib, on see, et sai väga täpselt tehtud. Ehk siis, et kui see sahtel on praegu täiesti seal ääres ja see suur sahtel on täiesti seina ääres, siis vahesein läheb täpselt siia, et jääks pisike õhuvahe neile liikumiseks. Nüüd ei ole muud, kui lasta need kinni ja siis homme lähme toome Bauhofist rattad, tahtlile rattad alla ja siis on voodi valmis. Päris äge sai, mulle hullult meeldib. Ja no ruumi. Praktiliselt terves voodi sügavuses. Ja siin sai siis natukene lühem, et kui seda välja tõmmata, siis ei läheks siia vastu vaheseina. Et mina olen väga rahul. Meie madrats jõudis, kes veel ei tea, siis see sama koht on see, kust me ostsime 3 aastat tagasi meie kaubikusse ühe madratsi. Ja kuna meil 10 kuud, see on täiega vastu valgust, kuna meil 10 kuud seljad kõik pidas vastu, siis ei kellelegi muule ei saadki helistada kui ainult Ragerile, nii et vaatame, mis meile tuuakse. Jass! Rager. Nii. Jess, ma ei oska nipsu teha. Jess, tuli. Vaikselt, ära, riku seinu ära. Hipp, hipp, hipp. Mine muhvi. Ma unustasin ära, et mul on veel kapi uksed ette panemata. Ehk siis enne me ei hakka madratsid peale panema, kui ei ole kapi uksed ees. Ja tegelikult võiks ka tolmu ära võtta.
tere hommikust ka minu poolt. See väike asi tuli ka veel meelde, et täna on meil neljapäev, eile oli saade. Kuskilt ma leidsin seda motivatsiooni, sest eelmistel päevadel siin on jah, kuidagi selline raske on, et lõpp küll terendab silme ees, aga ei leia seda jaksu endas, et filmida. Kogu aeg läheb meelest ära, teed mingid asjad ära, siis avastad jälle, et ei olegi ju üles võetud seda. Aga jaa, vaatasin eile meie vlogi ja Marianne oli ka valmis lõiganud järgmise vlogi ja nähes juba praegu siis neid 6 taguseid kaadreid sellest, kui raske siis oli, kui me siin 6-7 hommikul olime, magasime siin konteineris. Siis see nagu andis sellise poweri, et nüüd on vaja ainult ju, lõpp on nii lähedal, et kõik rasked asjad on läbi ja just see, et kogu see materjal jääb meile hiljem nagu alles, et me saame tagantjärele vaadata, mis me kõike tegime ja need vlogid on meil igaveseks olemas. Jumala äge. Ühesõnaga, see voodi läheb tagasi välja ja mina lõpetan voodi ära. Ja siis võiks kõik hästi olema. Siit on ilusti vastas. Kõmm. Nii, ja nüüd saan täpselt näidata. Täpne joon. Mis põhiline? Keeran paupidi. Need on omavahel ühe kõrgusel. Nii, et voodi on valmis. Lasen need lipid veel kinni. Ja siis paneme madrassi peale, vaatame, mis on. Davai. Katse number 2. Appi. Käi muffi. Ups. Life took us far apart, but it never took away my heart. Have you been holding it safe? 'Cause it's been hard. Loodame, et me ei märka seda. Stay caught us off guard, but there was no other way. Did you wait? 'Cause I've been counting the days and I'm calling up to say. No nii, kell on saanud 22:43, aga hakkame nüüd otsast sealt koristamisega tulema ja siis vaikselt jõuame siia ja siis on hästi tore, näeb progressi ja särki-värki. No nii, siin on hullumaja. Samal ajal kui naabritel paistab juba mingisugune totaalne sviit viimased 4 tundi. Parem hilja kui mitte kunagi, et jätkuvalt meie mentaliteet ka 8. saates. No nii, lähme vaatame su magamistuba või? Okei. Et naisega nüüd oli võtta. Lähed sisse ka või? How you do that? Kas sul oleks kõige ägedam tuba või? See on küll äge. Ma ei ole seda teist nullit vaadanud. Mina ka ei ole näinud seda. Jaa, aga ma olen näinud seda pilti. Jaa! See on see osa. See käib siia. Jaa. Ma ei osta. Kas tegelikult see on pilt? Trossasaurus. Kas sulle meeldib see kaart või? Jaa. Jaa. Kas sa elutoas seda pilti nägid või? Mis see? Tule mulle, oota, paisima kinni. Kas saate ukse lahti teha korra või? Eero. Nii. Nüüd tõsimad lahti. Äge on jaa.
teil on siuksed raud. jaa. see on väga ma tean äge. seda pilti. Mäletad, kui me olime seal või? Jaa. Keda seal hästi palju oli? Mokis. jaa. see oli väga palju ahve, jah. noh, kuidas tundub? Öelnud. kuule, Väga hästi. väga hästi tundub või? väga tore.